Aleks, jaa. Kino, ilusat kino. Juba tuleb. No, kinomees, jaa. Proosid. Sissejuhatus ära. Dežurni paroodia. Minust on mõlemad kasutusel, või vaja? Vallatu. Kasakust oma automaadid, selle kuradi padrunid, kõik tühjaks on ja parki ja minekut. Et selleks hetkeks pidi olema kõik nagu see tühjaks. Sellest ma saan aru, jah. Kuna neid ametlikult ei olnud selleks, siis te viite jätta mulje, et ei olegi teie, ei ole mitte keegi. Lepitsjong. Ja oligi niimoodi, et kui sa väeost välja läksid, väeosest välja, põhimõtteliselt kui sa just relvadega õppust välja läinud. Ja ainult eraviilt. Relvad toodi Mina pean ennast rahvakirjanikuks, jutumärkides. Ma olen ka paar raamatut kirjutanud ja Afganistani poiss on ka raamatu kirjutanud. Väga uhke ja hästi kirjutatud raamat ja sellepärast ma võtsin ka temaga siis ühendust ja me oleme kohtunud juba ja hea meel sind näha siin. Me oleme kõik olnud vastu tahtmist seal kaugel võõral maal. See lause oli ka sinu raamatus seal sees. Aga ega meid palju ei ole. Minu hinnangul on Eesti poisse läbi käinud Kuubas kuskil 100 meest. Nendest on 20-25 ja minu andmetel on juba lahkunud meie hulgast. Afganistani osas ma ei oska täpselt midagi öelda, võib-olla pärast sõber räägib ise. Aga nädal aega tagasi saatsime Tartust ära ühe Kuuba poisi Aadu ja siis on lahkunud ka üks Kuuba poiss, vahepeal meil eelmine aasta me ei kohtunud, Saaremaa poiss. Mis see nimi oli nüüd? Kes see Saku õlletehase direktor oli vahepeal pikka aega? Mul ei tule nimi praegu meelde. Mälestame neid ja tõuseme hetkeks püsti. Olgu neil
muld kerge. mälestame. Aitäh. Seda pitsi kokku ei lööda mitte kunagi, teate jah. Kunagi oli kuskil film, on ju, et siis esiteks seal mingid ainult oma tüübid tegid iseendast pilte, on ju, omad sõbrad, hästi lähedased sõbrad. No vaata, saada lihtsalt ringi edasi süldi sees, siis sa lugema ma ei tea, kuidas nad seda ilmutasid, ma ei kujuta ette isegi, kui nad tegid seda. Sest see oli kõik niisugune salajaline, me tohti teha pilte, see oli nagu keelatud. no meil oli ka. Nad ei teadnud kunagi, et noh, millest pilt tehakse, on ju. Selge. Ja siis filmid, et Muki jäta nüüd, noh. Koju tulek oli, ma mäletan, mul oli väga palju pilte tehtud, ma sain ka fotoaparaadi kuskilt mingi feti tollel ajal, viimasel ajal. Ja siis koju tulek oli siis kohvrid otsiti läbi ju. Otsitigi, platsi peal ühisati kõik üles ja kõik tegid kohvrid lahti ja kuradi käis see komisjon. Just. Mulle sattus just seesama hea sõber alapolkovnik, kes ütles, et no ma tean küll, mis sul Norman seal on, kurat, eks ole, et olgu, okei, head reisi. Ja kõik pildid tõin ära. Kõik filmid, kõik tõin ära. Minul midagi pandi pänna, aga ma ei mäleta. Ma tahtsin raamatu lugu rääkida, kui huvitav, et üks hea kirjanik on Tiit Aleksejev. Mul üks hea sõber ka. Ja temaga, ta oli kunagi Prantsusmaal diplomaat. Aasta oli 2001 äkki või kuskil seal käinud. Ja ma olin talle külas seal ja terve öö siis rääkisime juttu seal ja noh, ta kuulas me lugusid seal, me rääkisime ühe sõbraga koos. Ja siis ta nagu ütles, et ma olen ägedad lood on, kas ma võin kasutada mõnda ideed oma raamatu jaoks. Ja siis tegelikult sellise raamatuga nagu Valge kuningriik, millest sai kohe preemia. Ja Valge kuningriik on siis selliseks väljamõeldud tegelasest, üks luurajast, kes siis on Afganistani taustaga. Ja ta oli pannud siis need lood sinna, mis ma rääkisin, ta oli pannud sinna sellest tema nagu tausta sisse. Päris põnev raamat on, soovitan lugeda. Valge kuningriik, Tiit Aleksejev. Ja siis raamat tuli välja ja siis ta ikka rääkis, et kuule ikka pane ikka ka kirja, sul on ikka nii häid lugusid, et sa oled rääkinud, et ei ole jama, kui nad kuidagi ära kaovad. Ja vot sel ajal 2000 keskel, 2005-2006, ei olnud sel ajal mitte ühtegi raamatut, mis oleks nagu olnud kuulda Nõukogude armeest. Mitte ühtegi kirjutatud. Nüüd ikka on, aga... Ja kohe pärast tuli hästi palju kohe, jah. Aga Afganistanist ka on või? No sel ajal olnud mitte ühtegi. Aga praegu on või? Siin liik veel, ütleme. Ma tean paari küll, jah, tean niisugust, jah, aga nad ei ole kuidagi saavutanud niisugust kuulsust, nad on niisugust nagu natuke tagasihoidlikud. Nad ei ole mitte osalejate poolt, vaid nad on... Ei, on ikka, aga lihtsalt seal on teema nagu teine. Kõik oleneb sellest ka, kuidas see kirjutab. Ta varastab näiteks, kirjutab üks oma raamatus. Ta uhkutab selle juures, ta nagu Vene riiki tõmbas ja müüs tuhkidele neid igasuguseid masina osasid, eks ole. Et see oli tema raamatu nagu põhimõte. Noh, et see jäi nagu nii kuulsaks. Aga okei, edasi. Ja siis ta ütles, et pane kirja, no nii, ma panin kirja. Panin kõik oma mõtted kirja ja sain niisuguse, ma ei tea, 5 lehekülge. 5 lehekülge sain mingisugust teksti. Kirjandit. Et kõik oma lood panin nagu nii-öelda kirja. Noh, ta käis ikka peale, kuule ikka mõtle ikka äkki mingi novellikogu või midagi. No siis ma võtsin need lood uuesti välja ja kirjutasin natuke mingi alguse ja mingi lõppu, on ju. Juba tekkis 40 lehekülge. Ahah. Siis ma mõtlesin, et aga äkki kirjutaks veel midagi ja lõpuks oligi, seal on iga lugu on nagu eraldi, eks ole, tegelikult seal ei ole nagu, seal ei ole nagu üks mingi romaan, on ju. Ma elasin seal mingi 5 aastat tagasi, 8 kuud elasin siin 25 aastat tagasi. 5 aastat tagasi. Käisin 6 kuud õppisin Havanna ülikoolis hispaania keelt ja siis 2 kuud võtsin seljakotiga ja rändasin mööda Kuubat mingi. Sai selgeks keel? Ma sai siis keelieksami ongi, siis mul oli veel, harjutasin edasi veel Mehhikos, et siin ma... Oota, ma trügin sinna läbi. Haritud inimene. Mul on, ma ei võtta seda märkmiku kaasa. Mul on see sõjaväe märkmik, seal on siis nagu... Põhisõnad? Jaa, ütleme seal... Armastan sind. Kusjuures on niimoodi, et need on kirjutatud nagu selle kirillitsu tähtedega, siis need on kuskil kellegi poolt maha kirjutatud. Et numbrid ja tahan süüa, tahan juua ja mingid suhksed asjad. Tahan armastust. Ei, seda polnud. Nii, mul on hea meel tutvustada teile järjekordset rahvakirjaniku
Rain Urbsalu, on nii? ja On tuttav? on tuttav, olen näinud. On tuttav, nii. Siin on tema raamat, mis on ka konkreetselt ikkagi Kuuba raamat. Ja suur spetsialist sellel alal. Me just praegu lõpetasime, igaüks natuke midagi rääkis siin, aga ma hästi lühidalt tutvustan, kes siin on praegu. Siin on Alex, tema oli Kuubas 62 või 61, 23 kriisi ajal. Siin on Uno, oli aasta mind enne, oli 63, 64 seal. Temaga ma olin koos, eks ole. Siin on Afganistani poiss Alar Nigul, kellega me esmakordselt kohtume, kes oli otseselt sõjas seal. Meid visati sinna, aga me pääsesime ilma sõjata. Ja seal on Märt. 62, 64. Kriisiaeg oli. Kriisiajal juba, jah. Automaat oli padja all. Ja kogu pauku ei teinud. Aga seal on üks Kuuba fänn, kes käib seal... Raamatul eesnäod ja kirjutanud. Kes käib... Jõud Revelile, Tiit Pruuni küsise. Kes käib seal ka niiviisi ja seal leidis omale tütarkese. Peaaegu nagu sina, eks ole. Leidis tütarkese ja käib kogu aeg seal. Tema on elukutseline fotograaf. Jaanus läks ära, tema on Pärnu poiss. Tema oli 84, 86 vist. Ta oli meist 20 aastat hiljem seal. Viimased, kes seal oli. Ja viimased. Haarel eesmärk, ja ta õppis pedas. Vene keeles. Siis vasakule. Pikk selg on, et kas tal nagu see hüpata ei tohi. Mul oli taks ja see saigi hukka sellega. Need olid alla isegi. Üks väikene jõud tajub õiem maudis. Kui ratta juurde astus rongimees. Tõis langes alla rannavahu piiri. Ja tuule laulab astus vaikne nutt.
ja leidub neid, kel keeldub tõsiselt ja range, kuid seda rohkem on soojust pinges. Esperanza, mu lootus, see ammugi tea, sinust rääkisid mulle Fortuna. Oled armas ja kindlasti võtmata hea, sama kaunis kui on sinu tants. Esperanza, Esperanza, solos sabes bailar cha-cha-cha. Esperanza, Esperanza, nõnda tantsib esa cha-cha-cha. Viimase kuu Pariisiga on see Ošasa peal. Ma tunnen neid, kel tihti naeratavad silma, kuid ennast tundes jääd seda ilma. Ja leidub neid, kel vilgub tõsiselt ja range, kuid seda rohkem on soojust hinges. Esperanza on rohkem kui lootuseid piir, see on rõõm, millel lapsed ei leia. Ja kui paljustki vaid vitsa veel, sellest siin räägib ikka ja mulle su tants. Esperanza, Esperanza, solo sabes bailar. Esperanza, Esperanza, Aleks võtab staar ka peale. Salsa Vantsia. ainult need personal oli nagu laevapere. Seda lugu nagu nii. Ma tahan sellest küll lugu. Ma tahan öelda.
mina olen dežurni sa paroosia. nüüd jäid lõksu sinna. Istuge siia. Toot said lõksu sinna, vaata. Sa ei kuku pikali. Tamiil on seal. nii nagu ühispildil ikka, pikad on ees, lühikesed taga. ilusamad ettepoole ja. Istuge. olgu ma. kõik armid ja otsa peale.